kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Tänases saates me räägime aktiivsus tähelepanu häirest, ATH-st. Ja sellepärast, et viimasel ajal jõuab pidevalt minu kõrvu küsimus, issand, kas täna on kõikidel ATH. ATH on neuroloogiline eripära, mis mõjutab meie aju arengut, mis mõjutab meie aju funktsioneerimist ja täna me räägime siis sellest, mida ATH kohta üldse teadma peaks, kuidas aru saada, kas see on midagi, mis võib ka sind mõjutada, kuidas mõista seda, mis toimub siis inimese ajus, inimese kehas sellel ajal, kui võib-olla hormonaalsest muutusest võivad ATH sümptomid rohkem välja lüüa. Ühesõnaga teemasid on laialt ja soovin sulle mõnusat kuulamist. Tänasteks saatekülalisteks on mul doktor Margus Lõokene, kes on psühhiaater, kes omab pea 20-aastast kliinilist kogemust psühhiaatrina ja täna keskendub siis Margus kliinilisele neuroteadusele, mis tähendab seda, et siis psühhiaatrilise käsitluse keskmes on aju ja see, et patsiendile lähenetakse siis võimalikult personaliseeritult. Ja teiseks saatekülaliseks on mul täna doktor Mai-Britt Chamardin, kes täpselt samamoodi pea 20 aastat on tegutsenud arstina, kes täna siis veab Avalon Health Clinicut ja Mai-Britti fookuseks on täna siis ennetusmeditsiin ja eelkõige siis naise hormonaalse tervise toetamine ja seda samamoodi terviklikult läbi siis personaalse elustiili, toitumise soovituste ja hormoonide optimeerimise. Ja ennem kui me saatega edasi lähme ja ma saatekülalisi tervitan ja selle põneva vestlusega alustan, siis sind ma kutsun üles toetama Tervise Progress podcasti, andma siis Patreonis sellele hoogu, et ma saaksin jätkata selliste oluliste teemade käsitlust, selliste ägedate külaliste toomist sinuni ja sa saad seda teha siis patreon.com/Tervise Progress ja toetuse summad algavad seal alates 5 eurost, mis ma arvan tervise toetamise eest on täiesti mõistlik hind, mida maksta. Aga tere, et lähme saate juurde. Rõõm teid siin tervitada. Tere. Võib-olla ma alustan, Margus, sinust, et miks ATH on üldse selline teema, millest on oluline rääkida ja mille kohta on oluline tegelikult ühiskonnas inimesi harida? No eks need põhjuseid on palju, aga mina võib-olla kliinitsistina ütleks, et võimalikult nagu hästi ennast tunda inimesel, oma võib-olla aju eripärasid on kõik see olulisem marker selleks, et elus teha õiged valikud, mis sulle sobivad ja seeläbi nagu ennetada võimalikke probleeme, mis tulenevad ajutervise või üldse tervise eripäradest. Ja kui me kliiniliselt nagu rohkem mõtleme, siis ATH nagu esinemine või nende eripärade esinemine on väga nagu selgelt seotud päris siukse funktsionaalselt toimetulekut häirivate psüühikahäiretega nagu ärevushäired, depressioon, obsessiiv-kompulsiivne häire, sõltuvushäire. Et see on väga selline võib-olla baas, selline eripära, mis valesti kulgedes võib inimesel soodustada teisi probleeme. Ja ühelt poolt selline ennetuslik nagu potentsiaal, mida siis nagu ühiskonna lõikes me saaks nagu arvesse võtta. Teine on kindlasti ka igapäevapraktikas see ravi pool, kui inimene tuleb, kellel juba on mingine muu probleem ja me näeme seal sellist ATH eripära taustal, siis see käsitlus tegelikult peaks olema nagu teistmoodi.
ja võib-olla kolmas asi on ka see, et kui nüüd rääkida ATH-st, mis ta nagu eripära ajus on, üks eripära on ülitundlikkus erinevatele nagu signaalidele, mis meil keskkond toodab. Ja kui me nagu vaatame nagu ühiskonda, mis praegu meil on, siis seda signaali tuleb uksest aknast sisse rohkem, kui ükski aju suudab vastu võtta ja läbi töödelda. Ja nüüd ATH aju on veelgi tundlikum sellest. Ja seetõttu on nagu seda problemaatikat, erinevat problemaatikat nendel inimestel palju rohkem, kui oli aastaid või aastakümneid tagasi. Et paraku nagu ma sageli ka vastuvõttudel ütlen, et ega meie ühiskonda parandada ei saa, aga me saame muuta seda, kuidas meie siia kohaneme selles ühiskonnas ja vaata selles aspektis on sellise eripärade tundma õppimine ülitähtis, et ma valin siuksed hobid, siuksed töö, sellise elustiili, mis mulle tegelikult nagu sobib. Aitäh, sa tõid siin nii palju häid punkte juba välja ja sellest me kindlasti jõuame rääkida ka, et kuidas siis üldse aru saada, kas on lihtsalt see ühiskonna triggerite rohkus see, mis tegelikult mõjutab seda, kuidas ma mõtlen ja käitun või siis tegelikult mul on seal ikkagi see ATH spekter sees. Ja ennem kui me lähme selle teemaga edasi, siis Mai-Brit, ma tahan ka sinu käest küsida, et mis Margus on psühhiaater ja loogiline, et tema on siin. Minu jaoks on ka väga loogiline, et sina oled siin, aga et sa ka kuulajale avaksid, et mis on see, mis pani sind tundma, et ATH teema on miski, millesse sina tahad panustada sellega, et sa sellest laiemalt räägid. Mis see sinu teekond on olnud? Jaa, esiteks see teema on mind isiklikult mu lähedasi palju puudutanud ja pannud otsima neid lahendusi ja seda toetust, et kuidas terviklikumalt ennast ja oma lähedasi toetada. Ja kindlasti ka see, et naise hormonaalne tasakaal mõjutab ka väga palju meie ajutervist. Ja et üheks mu missiooniks ma tunnen ongi see, et läbi hormoonide toetamise siis toetada ka paremat ajutervist naistel. Ja sellest me kindlasti ka täna räägime, et kuidas siis need hormoonid ja ATH on omavahel seoses. Aga alustame võib-olla sellest, et ATH kohta minu arust on nii palju erinevaid jutte ja arvamusi, et mis on võib-olla selline kõige levinum eksiarvamus, mida sa võib-olla tahad kohe siin saate alguses ümber kummutada, mis ATH kohta ringleb? Oi, neid on nii palju tõesti. Alustades, mis asi ta on ja lõpetades sellest, mida peaks nagu sellega nagu tegema. Et võib-olla mis nagu silma torkab kõige rohkem et on kaks aspekti. Üks on halb kasvatus, et halb kasvatus tekitab ATH-d, mis on vale. Ja teine võib-olla levinud arvamus on see, et nutitelefonid ja kõik see tehnoloogia meil tekitab ajus sellised muutused, mis on omased ATH-le. Ka see on vale. Et see on nagu üks asi. Nüüd, ja teine ma tooks kohe välja, mida ma ise, mis mulle nagu ei meeldi, on see, kuidas me käsitlema peaks ATH-d, et väga palju soovitusi on sellised, et ATH inimene peab nagu, ma ei tea, kasutama võimalikult palju igast nõudse, meeldetuletusi, Ehk, minule kui kliinilisele neuroteadlasele, see on nagu väga vale arusaam ja väga vahele lähenemine, sest kui me räägime aju eripäradest, see aju eripärad väljenduvad selles, et mingid ajupiirkonnad on võib-olla liiga palju aktiivsed ja mõned ajupiirkonnad liiga vähem aktiivsed. Meie selline põhi nagu siuke fookus peab olema aju aktiveerimine. Taastada on aju normaalne funktsioneerimine ja kui me mingi tegevusega anname aju funktsiooni nii-öelda üle, siis me tegelikult teeme karuteene ajule. Et me ei hoolitse aju eest, me kuidagi moodi võib-olla lühiajaliselt funktsioneerime paremini, aga pikaajaliselt ei saa sellele hea nagu mõju olla. Et see on asi, mis minul ka nagu üsna palju sikast silma riivab. Ehk siis nii-öelda, seda ei saa niimoodi öelda, aga normaalne aju on ju, mis on väga vale sõnastus ja siis ATH aju, see erinebki siis selle poolest, et erinevad aju osad on siis rohkem aktiivsed või vähem aktiivsed.
väga lihtsustatud kujul küll ja meil on tänapäeval nagu teadusuuringutega väga selgelt teada, on ju, et noh, kus need ajupiirkonnad on ja need väga hästi korreleeruvad võib-olla selliseste kliiniliste eripäradega, mis siis ATH-jul on, et noh, ATH on iseenesest no, meil tänapäeva teadmiste põhjal ikka väga loogiline eripära. Aga nüüd võrrelda, mis on nüüd nagu norm, on ju, noh, nagu sa välja tõid, mina olen samamoodi, et noh, mis asi on normaalne aju, on ju, sellist asja pole olemas, kui mõtleme aju peale, siis seal on 100 triljonit rakku ja igasugust toetavad sellised materjalid, rasvakiht ja nii edasi, on ju, ja ta saab nii palju signaale, on ju, et noh, see ei ole üldse teoreetiliselt võimalikki, et inimese elukäigu vältel aju funktsioneerib nii, et seal ei ole ühtegi kas või mööduvat riket. See on täiesti võimatu. Et see on nagu selline oluline aspekt ja noh, norm üldse, ütleme psühhiaatrilises mõttes see on mingi kokkulepitud selline moodustis, on ju, et noh, mis siis ühiskonna norm on, samamoodi on kokkuleppeline moodustus, mis asi on psüühikahäire, on ju, et noh, see nagu minevikust, nagu kui me nagu mõtleme selle peale, siis noh, eelmise sajandi keskpaigas, noh, kui tekkisid nagu ravimid, on ju, psühhiaatria valdkonda ka, on ju, noh, siis see diagnoosimine keskendus väga nagu patoloogia leidmisele või sümptomite leidmisele, aga mitte ajupatoloogia leidmisele. Et noh, toona seda ei olnud ja siis põhimõtteliselt kõik diagnoosid on mingi kokkulepitud sümptomite kogum. On ju arvestamata, mis on selle põhjus, mis on see patogenees seal ajus, kuidas need ajumuutused tuleb. Et noh, alles nüüd on ju praegu viimastel 10 aastal me oleme hakanud rohkem seda märkama. Sa mainisid ennem ka sellist asja, et mis oli väga huvitav, mida ma ei ole kunagi varem kuulnud ja see kohe tekitas minust suurt elevust, et ATH puhul on oluline teatud siis meetoditega siis aju treenida ja võib-olla teistmoodi siis, kui nagu tavaelus võib-olla, ma ei tea, kas on teistmoodi või samamoodi, aga räägi natuke sellest aju treenimisest, mida sa siin silmas pidasid? Siin ühelt poolt nagu kogu sellise aju funktsionaalse terviku taastamine. Et noh, kui me teeme näiteks mingit funktsiooni või midagi me ei tee, siis on meil mingi kindel ajupiirkond aktiivne. No, me pingsalt mõtleme või lahendame mingi matemaatilist ülesannet, noh, väga vähe on tegelikult ajust haaratud, see on mingid kindlad ajupiirkonnad. Ja noh, sümptomite puhul on samamoodi, et noh, mingi ajupiirkond on siis aktiivne. Aga aju aktiveerimine tähendab seda, et me paneme kogu aju tööle, sest aju töötab võrgustikuna, et ta on selline elektrokeemiline võrgustik ja iga ajupiirkonna aktiveerimine mõjutab kuidagimoodi natukene ka teist ja mida rohkem ajule tööd anname, seda aktiivsem see aju on. Ja siin jälle samamoodi, et noh, mis siis ajutreining on ju, et ajutreining on tegelikult suhteliselt sarnane sellele, mis on kogu kehatreening ehk siis liikumine. Ja sellega me saame nagu kõige rohkem erinevaid ajupiirkondadeks samaaegselt tööle panna. Et noh, võtame jooksmise või veelgi enam võtame näiteks pallimängu, sul on väga palju erinevaid ajupiirkondi täpselt samal ajal aktiveeritud. Ja sellel põhinebki selline väga, väga selge toime, et noh, ma arvan, iga inimene oskab oma elust näiteid tuua, et noh, kui ikkagi peale tööd on ikka juhe koos ja tohutu väsimus, et noh, siis trenni minna nagu kuidagi moodi ei taha, aga kui lõpetad treeningu ja oled duši all, siis vaatad, et noh, paganama hästi mõjus küll on ju. Et noh, see on väga selgelt ju tuleneb sellest, et me aktiveerime kogu aju, sest me tööpäeva lõikes on meil aju olnud aktiivne mingites kindlates ajupiirkondades, aga sellega me kanname selle edasi. Kuivõrd mõjutab see ei ole nüüd ajutreening, see on siis võib-olla nagu vastupidine sellest, et me saame nii palju dopamiini laenguid täna ja nii palju, kui ma sellest aru olen saanud, siis ATH puhul on veel eriti see, et see mõte läheb kogu aeg on ju rändama ja siis tihtipeale ta läheb sellise lihtsa dopamiini laengu peale. Et kuivõrd see võib siis mõjutada seda, kuidas siis ATH-ga inimene oma maailma kogeb, tajub ja võib-olla oma aju treenib või siis vastupidist efekti omab. Et kuivõrd, ühesõnaga mu küsimus on see, kui palju peaks keskenduma sellele, et neid kiireid dopamiini laenguid ei oleks nii palju?
No seda on maru keeruline teha ja ütleme, dopamiin kui selline on organismis ikka väga selline laialt levinud transmitter on ju ja me räägime dopamiini vaegusest seetõttu, et need ajupiirkonnad, mis siis mingit üht või teist funktsiooni mõjutavad, siis sageli on dopamiin üks neurotransmitter, mis seal süsteemis parajasti nagu toimetab. On ju, ja võib-olla kõige nagu ehedam, kus sa ka oma mõttega nagu läksid, on ju siuke eripära ATH tüüpi ajul on see, et tema naudingutunde keskus, ehk siis just sõna otseses mõttes see koht, kus siis nagu dopamiin annab meile selle laksu, on ju nii-öelda, siis see on liiga vähe tundlik. Ja ATH aju otsib kogu aeg seda. Ja ta otsib selle naudingutundele kiiret paranemist, on see siis intellektuaalses mõttes või on ta siis käitumuslikus mõttes, tegutsemise mõttes või ka ainelises mõttes. On ju. Et kui ta saab äkilisema siukse panuse, siis see vähetundlik naudingutunde keskus saab aktiveeritud. Ja mis on nagu väga huvitav ja mis on ATH-le nagu väga omane on see, et siis kui see naudingutunde keskus saab aktiveeritud lõppkokkuvõttes, siis see info sealt, see aktiivsus kantakse edasi nendele ajupiirkonnad, mis meid tegutsema paneb ja keskenduma paneb. Et see on kõigil ajudel niimoodi, aga kui sa oled selles vaeguses, siis sa ei suuda keskenduda mingites aspektides, mis ei ole huvitav. Ja siis otsid kogu aeg seda huvi või mingit naudingut ja nii edasi, et sul tegelikult sellega nagu keskendumisvõime paraneb. Ja täidesaatvad funktsioonid. Et see on selline üks huvitav aju eripära. Ja kui sa kuskilt otsid seda naudingut, mis võib-olla, me ütleme ühiskondlikus mõttes on natukene vale koht, on ju, ja või ka tervislikus mõttes on ju näiteks ainelised siuksed signaalid, siis ega me ei saa seda nagu välja lülitada, et me ei saa sealt naudingut. Me peame lihtsalt muutma seda aspekti, mis meile naudingut pakuvad. Väga paljud väga tervislikud tegevused pakuvad naudingut, alustades intellektuaalsetest tegevustest kuni näiteks spordi, seksi, kultuurini, kõige selleni välja. On et tegelikult meil naudingutunnet pakuvad nagu natuke rohkem kui teised. Ja see on nüüd ATH inimesel alati nagu ikkagi see kunst, et kuidas ta leiab endale need kohad. Millised need tegevused on? Miks on koolis õppida raske? Sellepärast, et koolis ei formuleerita sulle seda materjali sinu jaoks huvitavalt. Aga kui seda läheneda natuke loomingulisemalt ja huvitavamat antud indiviidi jaoks, siis tal ei ole üldse mingit probleeme keskendumisega. Väga põnev, aitäh. Aga ATH on ju spektril, et see ja see võib-olla on see, mis teeb ka hästi keeruliseks sellelt üldse aru saada, kas ma peaksin üldse kahtlustama endale ATH-d või mitte, et mis on veel sellised tüüpilisemad sümptomid, mis ikkagist võiks tekitada selle nagu häirekella peas, et äkki on ikkagist minul see, mida ma peaksin lähemalt uurima? Tead, ma võib-olla aasta aega tagasi oleks teistmoodi sellele vastanud, aga nüüd ma ei oska hästi vastata, sest spekter on väga lai, on ju. Et meil on teada tuntud nii-öelda kokkuleppelised sümptomid, mis ATH korral esinevad. See tuleneb ju ka definitsioonist, võtame inglisekeelne hyperactivity, attention deficit disorder, on ju. Et sealt tuleb, et tähelepanuprobleemid, sealt tuleb, et hüperaktiivsus, kui need kestvalt on, siis võiks nagu sellele mõelda. Aga jälle praegu ma näen seda, et tegelikult on ATH eripäraga ajudega nii-öelda inimesed, kellel pole ühtegi seda probleemi. Aga ometi on nad klassikalised ATH eripäraga tegelased. Lihtsalt nende võib-olla see kasvukeskkond, nende valikud elus, nende võib-olla aju toetavad tegevused, ka stabiilne kehaline tervis on loonud sellise hea kompensatoorse mehhanismi, et aju funktsioneerib justkui nagu normipäraselt ja tal ei ole nagu neid probleeme. Et see on tõesti huvitav teema aga ma arvan, et võib-olla ei maksa iga inimesele nagu nii keeruliseks oma mõtetega minna, et ikkagi püsivad nagu toimetuleku raskused keskendumise tõttu. Ma võib-olla tooks sisse markerid impulsi kontrollist, et me ei suuda oma impulsse talitseda, et aju eessagar kindel piirkond ei pidurda ära meie siukse kavatsusi, ja siis võib väljendada see impulsi kontrollis, on see siis, ma ei tea, ülesöömisena või muudes käitumuslikes aspektides. Siis on siuke emotsionaalne tundlikkus ja emotsionaalne reaktiivsus.
et noh, väga tundlik aju, ATH aju on väga tundlik, ta saab väga palju signaale, saab rohkem signaale ja kui see aju ei suuda neid signaale väga hästi ära hallata, siis ta on reaktiivsem. Ja veel üks sihuke marker, hea marker on tegelikult see, et ei oska rahulikult olla. Et noh, sa tõid ka oma jutus nagu selle sisse just see mõtete ralli, on ju, et ega see, kui peas on palju mõtteid peas, kui meie prefrontaalne koor ei pidurda need mõtteid ära, ega see ei ole üldse halb, siis kui me teeme midagi. Aga ta muutub halvaks siis, kui me ei tee midagi. Ja ATH eripära ongi see, et kui on selline rahuolek, on õhtul vaja välja lülitada, tahaks magama jääda või ongi selline puhkusaeg, et ma peaks lihtsalt olema, siis ta ei suuda, sest see pea paneb neid mõtteid nii kiiresti ja see tekitab sellist ärevust. Hüperfookus ka võib-olla ma täiendaks selle juures, et võib-olla üks selline sümptom, mis... Ja võib-olla hüperfookus, jah, tõesti, et noh, see on nagu, ütleme, mina ütlen neuroteaduslikus mõttes, see on selline ATH eripäraga aju, pervasiivne autistlik nagu joon. Et see tuleneb tegelikult nagu sellest, et aju teatud neurovõrgustike ümberlülitumismehhanism ei ole nii kiire ja täielik kui teistel inimestel ja sellega nagu aju nagu aeg-ajalt hangub aga kui inimene suudab sellisesse huvipakkuvasse teemasse sisse minna, on ju, läbi selle naudingutunde ja keskendumisvõime, siis ta on jäägitult seal sees ja teda sealt nagu välja ei saa. Ja see on see, mida nimetatakse hüperfookuseks. Et ühelt poolt nagu need mehhanismid toimuvad nii, nagu ma ennem rääkisin, ja teiselt pidi see ümberlülitusvõime ja sealt tekib see hüperfookus, mis on ka, jah, tõesti väga-väga tavaline, aga kõigi puhul ma ei tea, kõik ei too seda välja ja kõik inimesed ja võib-olla seal taga on see, et see eripära ei ole kõigile omane. Teiseks võib-olla see, et need inimesed ei ole leidnud endale mingit teemat, kus nad hüperfookusesse languvad. Et see on nagu väga huvitav point. Nii et kui nüüd nagu kokku võtta, on ju, see mõte oli väga pikk, on ju, tegelikult on väga palju neid eripärasid ja mõnel on nad kõik. Ja mõnel on üks või teine või kolmas või on ka kõik, aga need teised ei tekita probleemi. Kui meie eripärad on ägedad ja toredad ja toetavad meid, siis me ei hakka tal otsima seal mingit põhjust, miks see mul nii on, on ju. Aga kui me räägime ATH eripäradest, kui me need ritta paneme, siis selgelt on seal rohkem neid, mis on inimesele positiivsed, kui need, mis on negatiivsed. Ja nendest positiivsetest me ka kindlasti räägime. Võib-olla siin küsiks sellise asja ära, et kas see, et naisel ja mehel väljendub ATH erinevalt on müüt või see vastab tõele? Ma ütleks nii ja naa, et üldiselt on ju, milles see ATH nagu väljenduslaad sõltub? See suuresti sõltub sellest, kuidas me kasvame. Milline see kasvukeskkond on, milline ühiskond nagu näeb tüdruku rolli, poissi rolli ja nii edasi. Ja see kindlasti mõjutab lapsepõlves seda väljenduslaadi. Ja poisid poiste suhtes on ikkagi ühiskond palju leebem, on ju, poiss võib igast lollusi teha. Ja ütleme, ATH suudab funktsioneerida paremini siis, kui ta teebki lollusi. Kui ta teebki, otsib seda lahendust ja nii edasi. On ju, ja ta ei suru nagu midagi maha ja siis öeldakse, poisid on hüperaktiivsed. Tegelikult nad funktsioneerivad ju niimoodi paremini. Aga tüdrukuid suuresti ikkagi kasvatatakse ikkagi korralikeks, on ju, ja see soodustab sellistele ATH tüdrukutel olemagi korralik. Ja võib-olla tüdrukutel lävivaks jooneks keskelt läbi on lapsepõlves väga tugev perfektsionism. Just selle tõttu, et kogu aeg kontrollida, et olla siis tubli. Ja isegi kui sul keskendumisraskused on, siis need ei pruugi nagu väljenduda, sellepärast, et sa 3 korda kontrollid enne, kui sa midagi nagu teed. Ja see erinevus on küll, aga see ma ütleks jälle nii, et see päris absoluutne ei ole, et on ka poisse ja on ka mehi täpselt samasuguse kliinilise pildiga. Et kus nagu erinevus väga selgelt nagu välja tuleb, on, Mai-Brit räägib, ma arvan, täpsemalt on ju, tegelikult on siis, kui see loomulik naine hormonaalsel tasemel muutub, ehk siis nagu ülemineku eas. Ja kui me, võib-olla ei jõua väga rääkida, on ju, suguhormoonide rollist ajutegevusele, need on tohutu mõju.
ja noh, ATH naisted väga tajuvad seda erinevust, noh juba varasemalt on ju menstruatsioontsükliga seotud emotsionaalsed kõikumised on väga tüüpilised ATH-le ja noh, perimenopausis ja menopausis, kui need hormonaalsed muutused juba kestvamalt ja ütleme nii-öelda lühiajaliselt ajule võib-olla mitte kõige sobivamas suunas, siis seal tekivad väga suured raskused. Ja sellest me räägime kindlasti veel eraldi, sest väga tahaks kuulda, mida Mai-Britt on selle osas avastanud, sest see on midagi, millele sa oled väga palju keskendunud, aga enne ma võib-olla küsin seda, et ühesõnaga ma olen sellest nüüd aru saanud, et miks on siis ATH diagnoosimine nii pikk ja keeruline protsess ja kuidas erinevatel arstidel võibki olla seal ka vastavalt sellele, kuidas nad siis on ennast kurssi viinud mingisuguste teadustega, hormoonidega ja nii edasi, on väga erinev see teadmiste tase, et ma olen kogu aeg mõelnud, et miks on see nii keeruline diagnoosida, sest see on lihtsalt see info, mida ma olen kuidagi saanud, on ju, et ma ei saa seda nagu konkreetset vastust kätte või see võib võtta aasta aega või seda aetakse segamini depressiooniga ja seda sa juba ka korra mainisid, eks ju, et ühesõnaga selle vastuse ma sain, miks see nii keeruline on, aga ma ennem sa mainisid päris alguses müüdina, et see müüt, et on halvast kasvatusest, et see on ATH siis põhjus. Gabor Matei on ju, räägib väga palju sellest, et traumad, pisemad või suuremad, mõjutavad siis seda, kuidas meie aju areneb ja kuidas siis tegelikult võib sellest ATH välja kujuneda. Mida sina sellest vaatenurgast arvad? Ta on niisugune hea kirjanik ja hea arvaja, aga noh, ega ta kui kriitiliselt suhtuda, ega ta väga palju ei tea, kuidas aju töötab. Aga seal on, noh, tegelikult, mida teadus ütleb, et see on geneetiline. Ja see, millise vormingu ta võtab, see sõltub väga nendest võimalikest nagu traumadest ka, on ju. Sest keskkondlikest faktoritest lihtsustatult, on ju. Jah, just, et noh, nüüd ATH aju juba oma siukse eos funktsionaalse toimimise poolest on tundlikum stressile, tundlikum traumadele ja need inimesed satuvad rohkem sellesse küüsi ja siis nagu statistiliselt hakata vaatama, on ju siis nagu justkui on seal seos, on ju, aga tegelikult need muutused on juba ammu enne, on ju, ja noh, see geneetika roll, noh, see on nagu noh, nii selge ATH kujunemisel, noh, kui me räägime, vaatame peremudeleid ja kõike seda, see tuleb sealt nii selgelt välja. Aga tõesti, et see noh, Matee räägib väga sellisest väga huvitavalt ja väga hästi minu arust emotsionaalsest arengust ja see emotsionaalsus ongi suuresti niisuguse traumageneesiga, aga need muud eripärad ajus tegelikult on aset leidnud ennem ja on sõltumatud sellest. Aga jah, sa tõid ka väga hea nagu punkti välja, et tegelikult keskkond väga palju ikkagist mõjutab seda, kuivõrd tugevalt see siis avaldub või ei avaldu, on ju, sest ka nagu tegelikult perfektsionism on ju keskkonna mõju, eks ju, et jaa. Mis mul veel tekkis küsimus seoses selle lapsepõlvega, mida sa ka korra sisse tõid, on see, et kui näiteks inimene läheb täna psühhiaatri juurde ja teeb siis selle põhjaliku testi ja üritavad seal aru saada, kas siis on ATH ja mis spektril ta siis on. Ja kui psühhiaater ütleb, et aga sul lapsepõlves ei ole väga nagu neid sümptomeid ja nüüd täiskasvanu eas on rohkem, on ju, seda võib-olla just eelkõige sellist, noh, ütleme ühe näitena näiteks, et mõtteid on palju, aga ühtegi formuleerida ei saa või et tahaks nagu mingeid asju teha, aga midagi ei jõua tegudeni. Aga nagu lapsepõlves seda nagu kuidagi keegi ei märganud, sa ise ei märganud, et mida selle kohta siis arvata, et kas lapsepõlves peavad olema sarnased mustrid ja siis sul on ikkagist ATH diagnoos või see ei pruugi nii olla? Me lapsepõlve tegelikult tänapäeval nagu vaatame natuke niisuguse kaudsemate mustritega, sest see, kuidas lapsepõlves laps nagu ikkagi toimetab, on väga tugevalt keskkonnast sõltuv. On ju, ja kui laps kasvab keskkonnas, mis on ta ajule väga sobiv, siis need ATH võib-olla eripärad, negatiivsed eripärad on väga selgelt maskeeritud. On ju, et võib-olla kõige keerulisem on nagu hinnata juba, ma ütleks, neid lapsi, kes veel nagu niisuguse kuldsel närvisüsteemi arenguajastul kasvasid, ehk siis kellel ei olnud veel arvuteid ja kes liikusid rohkem. On ju. Ja noh, liikumine on tegelikult ajutervise võti.
on ju, aga tänapäeval võib-olla viimased nagu 20 aastat, noh, lapsed selgelt liiguvad vähem. On ju, et noh, see on siuke oluline faktor ja kui me nüüd hakkame 50-aastase inimese lapsepõlve vaatama, noh, kasvas maakohas, rohkem oli trennis ja puu otsas, on ju, see oligi ideaal, on ju, ja tal ei olnud nagu probleeme. Aga tänapäeva lapsed seda nii väga palju ei tee. Et see on nagu üks aspekt, et me ei oska, tegelikult me arste on õpetatud nägema patoloogiat, aga mitte nägema seda loogikat, kuidas need asjad nagu tekivad. Ja see on nagu see, mis muudab selle diagnoosimise maru keeruliseks. See kontseptsioon, ütleme, neuroteaduses ja psühhiaatrias on alles viimased 10 aasta jooksul selliseks läinud, nagu ta praegu kipub minema. Varem niimoodi mõeldud, sellepärast me polnud vastavaid neuroteaduslikke teadmisi. Kas see ei vasta tõele, et need sümptomid peaks olema enne 12. eluaastat, et seda saaks diagnoosida, et osad psühhiaatrid väidavad seda? Eks ta niimoodi on ju, ja kus see väide tuleb, see tulebki see, kuidas on neid õpetatud. Ja no, ma mõtlengi, see ongi psühhiaatria võib-olla kõige suurem probleem tänapäeval, et noh, me kunagi lepiti kokku, me käsitleme psühhiaatriat selliselt, on ju, me loeme kokku sümptomeid, vaatame, millal nad tekkisid, aga see ei võta arvesse sellist normaalset arengut, see ei võta need keskkonnafaktorid otsa, see ei võta arvesse tegelikult aju eripära ja aju arengut. Et noh, meil puudus võimekus seda sisse hinnata, et me tänapäeval järjest rohkem meil tuleb meetodeid, kus me saame seda vaadata. Et noh, seniks me viime kokku võib-olla arengulised ja käitumuslikud sellised iseärasused, mida me seostame mingi ajupiirkonnaga, siis me saame võib-olla täpselt sinna ka lapsepõlve sisse vaadata. Et see on nagu siuke oluline aspekt, aga kus see nagu lõplik tõde on, ega ma täpselt ei tea, on ju, et võib-olla 10 aasta pärast ma arvan ka asja teistmoodi, sellepärast et meil see teadmine kõik täieneb. Et aga no üks on nagu selge, kui me vaatame siis psühhiaatria nagu ajalugu, siis noh, me võime öelda, et me tegelikult oleme suuresti failinud, on ju, 50 aastat tänu sellele, et me nagu kategoriseerime väga, on ju, et sa tõid väga nagu hästi nagu sinna sisse nagu selle ATH spektri mõiste, noh, ega kogu aju on noh, põhimõtteliselt meil mingi spekter, meil on meeleoluhäirete spekter, bipolaarse spekter ja nii edasi, on ju. Et me ei saa nii kategoriseerida, on ju. Ja kunagi need kategooriad tekkisid lihtsalt sellepärast, et oli vaja kuidagi moodi klassifitseerida. Meil oli vaja, kui ravimid tulid, meil oli vaja võrrelda gruppe, on ju, et teadusmaailmas, on ju, et milline ravimetoodika, millisele haigusele nagu sobib ja sealt tekkisid sellised diagnoosigrupid suuresti. Otsida diagnoosi, et selle keskne. See on keskne lähenemine, on ju, aga me ei ole lähenenud nagu terviklikus võtmes ja see on see, kuhu tegelikult neuroteadus ja psühhiaatria tänapäeval liigub, vähemalt väga paljudes keskustes. Noh, Ameerikas on see selline lähenemine juba noh, teatud ringkondades 10 aastat väga läviv olnud. See on sama, kui ma õppisin Ameerikas funktsionaalset meditsiini, et siis ma ka tegelikult arstina nagu reprogrammeerisin oma mõtlemist ümber, et sellest diagnoosikesksest lähenemisest hoopis sellele, et kus on need tasakaalutused kehas ja kuidas see tasakaalu taastada, mis on need keskkondlikud faktorid, mis mõjutavad ja et vaadata tervikpilti, et mitte ainult otsida diagnoosi. Jah, kui ma sind kuulasin, ma ei tea, on ju, sa ütled ise ka, et võib-olla 10 aasta pärast sa mõtled teisiti, aga mul ihukarvad tõusid ja ma mõtlesin, oi kui äge oleks, kui me tegelikult niimoodi mõtlekski, et me vaataks seda tervikut, me vaataks seda, kuidas tegelikult aju töötab, mis meid tegelikult mõjutab, mis võib vallandada erinevaid käitumismustreid, et see oleks ikka, see on vinge tulevik, mis ees ootab ja noh, ongi, kes teab, kuhu see veel välja viib, on ju, või mis sealt veel välja võib tulla. Aga kuna sa viisid juba tegelikult juttu ravimite peale, siis ma ravimite kohta selles mõttes ka ikkagi küsiks, et tihtipeale kui saadakse ATH diagnoos, siis on ju patsiendil või inimesel on see valik, et kas ma võtan ATH ravimi, millise ma võtan ja väga tihti on seal erinevad kõrvalmõjud ja kuidas võib-olla teha siis selle inimese jaoks lihtsamaks see otsus, et kas ravimid on minu jaoks, kas ma peaksin midagi muud ennem proovima, mida tähele panna endal juures, kui ma valin seda ravimit võtta ja mingid kõrvalmõjud, ehk siis kuidagi natukene lihtsustada võib-olla seda maailma inimese jaoks. Väga kahju, aga ma ei saa sul väga lihtsamaks teha. Aga ma ütleks selle aspekti, et kõik muu on palju tähtsam kui ravimid. Et me alustame sellisest teadlikkusest. Mina ütleks meditsiinis kõige tähtsam on see, et inimene saab targemaks.
oma eripäradest. Et noh, inimene lahkub kabinetist targemana, kui ta sinna tuli, mitte tervemana. Psühhiaatrias pole see võimalik. Et see, ehk siis mina ütlen selle kohta selline intellektuaalne vundament, see peab paigas olema. Mis asi see eripära on ju, kuidas ta ühes või teises keskkonnas väljendub ja milline on nagu see ikka elustiil, mis mulle sobib. No seejärel järgmine nagu samm, mida inimene peab tegema, on tegelikult hoolitsema või mõtlema nagu bioloogilisele vundamendile, ehk siis aju töötaks normaalselt tervikuna. Ja siin me võtame arvesse erinevaid selliseid traumeerivaid faktoreid või riskifaktoreid emotsionaalsetest traumadest, siin me võtame kehalise tervise, mis on äärmiselt vajalik ja oluline mõjutaja. Siin me võtame võib-olla elustiiliga seotud negatiivsed faktorid ja me kaitseme aju, et aju saaks võimalikult vähe riskifaktoreid ja teisipidi me peame mõtlema aju tugevdamisele, just ajutreening ja muud vaimse tervise hügieeni nõuded. Et see peab olema paigas. Kui selline intellektuaalne bioloogiline vundament on paigas, siis väga sageli polegi mingit ravimeid vaja. Aga see on nüüd jälle teema, mis sageli ära unustatakse. Sellepärast, et ravimid iseenesest on mõjuvad väga hästi ja need on väga lihtne võtta. Ja kolmandaks, ega elutempo on nii kõrge. Et mul pole aega hakata siin lugema, neid seoseid kokku saama, visualiseerima ja trenni tegema ja kõike muutma ja oodata, et ma lõpuks 2 või 3 või 6 kuu pärast tulevad head tulemused. Et paraku inimesed on väga kärsitud selles osas. Et siis nagu mõeldakse ravimite peale selgelt, ma ütleks liiga vara. Nüüd teisalt on ju, mida jälle igapäeva praktikas näed, on see, et kui inimesed lõpuks juba vastuvõtule jõuavad, siis on tulekahju peas nii kõrge, et ongi vaja ravimeid. Aga seal on see, et okei, leiame sobiva ravimi, saame nagu jalad alla, siis on nagu see konks, et mitte sinna nagu liugu laskma jääda. Et siis tuleb tegelikult hakka seda vundamenti laduma, sest ravimitel ei ole kunagi pikaajalist toimet. Me ei ravi midagi välja, me parandame aju mingi piirkonna aktiivsust hetkeks või lühiajaliselt. Kas seal tekib siis see resistentsus ka? Asi pole mitte resistentsuses, asi on pigem selles, et ravimid ei saagi toetada aju kui tervikut. Aga ta otseselt ka nagu kahju ei tee, et vahepeal räägitakse selliseid jutte, et teatud ravimid on ja muudavad organismis mingid funktsioonid nii-öelda laisemaks. Ja ei, see loomulikult on õige, aga ütleme püsivaid ja pikaajalisi siukseid riske sealt on nagu vähe iseenesest. Aga lühiajaliselt loomulikult, kui me mingit ajupiirkonda mõjutame väga tugevalt, siis me võime saada negatiivse tulemuse. Võib-olla kõige klassikalisem näide on antidepressandid üldse. Et kui me antidepressandid, kõigi peaaegu antidepressantidele on omane see, et me vähendame ajuaktiivsust, emotsioone, reguleerivus ajupiirkonnas. Selle toime põhineb. Aga sealt tuleb ka see, et kui me seda teeme liiga tõhusalt, siis inimene on emotsionaalselt liiga tuim. Et kas siis on nagu see, mida me tegelikult nagu saada tahtsime. Et ATH ravimitega iseenesest on ju samamoodi, et me parandame mingi ajupiirkonna aktiivsust, need paar tükki tegelikult maailmas põhimõtteliselt 4 ATH spetsiifilist ravimit on ju, et need on väiksed erinevused, aga nad mõjutavad kõik mingi ajupiirkonna aktiivsust. Ja me parandame seda funktsiooni. Suuresti paranevad ka võib-olla sellised muud nii-öelda sümptomid, mis võib-olla selle ajupiirkonnaga pole seotud, sest need on sekundaarsed muutused, näiteks ärevus. Et me parandame tähelepanuga seotud ajupiirkondi, tegelikult aju töötab paremini, siis sekundaarset ärevust vähemaks. Me pidurdame paremini mõtteid, jääb ka sekundaarset ärevust vähemaks. Et see on ka see, mida me seal nagu näeme. Aga millal ravimitele minna on muidugi hea küsimus, aga võib-olla rusikareegel vastus on siis, kui ei funktsioneeri. Kui meil ikkagi tööalaselt või igapäevaselt on ikkagi funktsionaalsed probleemid, mis iganes siis põhjusel, siis me peaks mõtlema ravimitele, kui muu ei aita. Ja samal ajal ikkagi tegelema selle muuga. Ja see on A ja O ja ma juba olen väsinud seda kordamast, aga vast ei peaks väsima. Selle ma igaks juhuks lihtsalt ütlesin veel üle. Ma kohe tahaks liikuda naiste hormoonide ja siis perimenopausi juurde ka ja tegelikult see natukene on sellega ju, mitte natuke, aga päris palju on sellega seotud, et see küsimus, ma nüüd ei mäleta täpselt, mis sa ütlesid, aga mis mul tekkis sinu jutust, et mille peale mul see tekkis, oli see, et kas ilma traumadega tegelemata tegelikult saab
enda siis ajupiirkondi toetada ATH puhul? Traumad on huvitav aspekt, eriti tundlikul ajul. Kui see selgelt meid mõjutab, siis peaks mingil määral taga nagu ära tegelema, aga seal ei tohi lõksu jääda. Sest tundlik aju on ju, kui me räägime traumast, see on aju negatiivne signaal ajule. Tundlik aju seda negatiivset näeb niigi väga palju. Ja kui me väga palju sellega tegeleme, siis on oht see, et me jääme sinna lõksu ja siis me olemegi see negatiivses nii-öelda sita sees kogu aeg. Et me ei näe seda positiivset. Et tegelikult praktilises mõttes me saame paremad tulemused sellega, kui me paneme selle positiivse paremini tööle. Aga kindlasti, kui need on sellised traumaatilised kogemused, millega me saame terapeutiliselt tegeleda, siis peaks sellega ära tegelema. Aga sellele ei tohi nii-öelda ratsutama jääda. See on minu arvamus. Võib-olla teine aspekt veel selle traumadega tegelemise juures on ka see, et seal on väga oluline närvisüsteemi regulatsioon, et see piisav teadlikkus ja närvisüsteemi regulatsioon, et enne kui me hakkame tegelema nende sügavamate traumadega või neid traumasid integreerima, et see närvisüsteemi regulatsioon annab sellise turvatunde meile kehas, et siis me saame ka läbi selle turvalise närvisüsteemi regulatsiooni külastada neid traumasid niimoodi, et ei teki uut retraumatisatsiooni. Sest sagel, mis ma olen ka näinud, on praksis on see, et kui kohe minnakse sellisesse psühhoteraapias väga sügavate teraapiateni ja ei ole enne piisavalt keha ette valmistatud, ei ole piisavalt närvisüsteemi regulatsiooni eelnevalt ja sellist teadlikkust, siis võib see just tekkida, et me jääme luupima nendesse traumadesse. Et see oskus terapeudina näha, et kuidas keha ette valmistada, kuidas toetada inimest enne selle baasi loomisel, ettevalmistamisel, teadlikkuse tõstmisel, närvisüsteemi regulatsioonil ja siis sellel sügavama traumatööga alles jätkata. Et see on väga oluline. Just, et see treeningu metoodika, et üks väga äge autor, ta on sükse mõnusa sükse slogani välja öelnud, ütleme kõige sellise psühhiaatria käsitlusel on ju, ja see haakub väga hästi sellega, et see on get your brain right and your mind will follow. On ju, et tegelikult laiendada seda, et kõigepealt keha vormi ja siis hakkame tegelema sellega. Et see Maibriti mõte on ju, tegelikult ju ongi, ega meil peab olema materjal, millega me tegeleme selline, et sellega tegelev materjal tuleks sellega toime. See tähendab, kui patarei on tühi, mida me siis tegeleme? Kõigepealt tuleb patareid täis saada. Keha mõjutab meie meelt ja vastupidi. Et see seos, mida võib-olla vähe veel võetakse arvesse tavameditsiinis, on tegelikult nii oluline, et seda rõhutaks just. Et ühelt poolt on see, et sul oleks üldse energiat sellega tegeleda ja teiselt poolt, et su keha tunneks ennast ka turvaliselt neid asju külastada, sul oleks kehalist ressurssi ja igatepidi, et seda turvatunnet leida oma kehast, et kui sa lõpuks lähed traumasid külastama. Aga ei tekiks seda ümberlülitust, selline sümpaatilise närvisüsteemi võitle-põgene aktivatsiooni väga kergelt ja seal ongi lihtsad asjad, näiteks veresuhkru tasakaal ja soolestiku tervis ja piisav uni on selleks, et närvisüsteem oleks reguleeritud, et ei läheks sinna hüperreaktsiooni üle, sümpaatilise närvisüsteemi aktivatsiooni väga kergelt üle. Aga liigume siis nende naiste hormoonide juurde, sest see juba oli väga mõnus intro, et kuidas üldse siis need on seotud hormonaalsed muutused ATH-ga, et korra Margus on ju mainis, mis on väga valid point, et ongi suguhormoonid väga tugevalt mõjutavad ajutööd, aga et võib-olla lihtsalt natukene seda teemat laiendada, selgitada, et mis siis täpsemalt tegelikult juhtub naisega 35+ vanuses, kui meil suguhormoonid hakkavad paratamatult vähenema. Ja kuidas on see siis seotud ATH siis võib-olla tugevama väljalöömisega? Ja ma tookski välja selle perimenopausi teema, et see on üldiselt öeldakse, et see 35-40+ on see esimene pool, need varajasemad muutused, mis võivad tulla juba siis, kui progesteroon hakkab langema ja siis 40-ndates mõne 45+ alles hakkab langema östrogeen. Ja kuidas on seotud, et östrogeeni langus omakorda vähendab dopamiini tootmist ajus ja tänu sellele võivad olla ka need ravimid, need stimulandid seetõttu ka vähem efektiivsemad. Ja samaaegselt, kuna progesteroon langeb, tõuseb ärevus kehas, tõuseb stressitundlikkus
ja see omakorda nagu võib ka tekitada seda, et ravimi kõrvaltoimetena tekib ka rohkem näiteks ärevust, on ju. Et üldse, kuna ATH-ga kaasneb ka väga palju ärevust, depressiooni, sõltuvusi, et siis need omakorda sekundaarselt võivad ka võimenduda rohkem just seal perimenopausaalses perioodis naistele. Ja eriti, kui sa ei ole selleks hetkeks tegelikult tegelenud sellega, et sul oleks energiat ja ressurssi ja sa oskaksid tegelikult närvisüsteemi ise reguleerida, toetada, võib-olla selline stressitaluvusaaken ei ole väga suur, et siis ta ilmselt lööb veel eriti tugevalt välja. Ja hormonaalsed muutused teevad meid ka tundlikumaks. Et on leitud ka, et inimestel, kes on tundlikumad, neil tekib kergemini närvisüsteemi dysregulatsioon. Ja sama selle positiivne pool on see, et igasuguste närvisüsteemi regulatsiooni interventsioonidele nende praktikatele nad on rohkem vastuvõtlikumad, et nad toetavad kergemini või nende toetus, kui nad kasutavad närvisüsteemi regulatsiooni praktikaid ja tulemused on ka paremad samas jälle. Aga mida siis see naine teha saab, kui tõepoolest progesteroon langeb, siis östrogen langeb, sa muutudki tundlikumaks, on ju sellist ärevust, meeleolu, kõikumisi on rohkem. Et kust alustada ja mis on need olulisemad teemad, millele siis tähelepanu pöörata, mida sa tegelikult natuke oled juba maininud, aga räägime natukene konkreetsemalt üle. Ja kõige olulisem, nagu Margus ka ütles, ongi see A ja O baas, mis on toitumine, elustiil, liikumine, keskkond ja hormoonide tasakaalu paika saada. Et kindlasti piisav liikumine, treening on see, mis... See on piisav liikumine, on kõikide inimeste peas praegu. Perimenopausis öeldakse seda, et 40 naistel, et hästi oluline on pigem vähendada kardiot ja rohkem jõutrenni, et vähemalt paar korda nädalas võiks teha tugevat jõutrenni. Et see annab väga tugeva toetusega meie progesterooni tootmisele, et see on üks asi. Et lihaste kasv on seotud progesterooni tootmisega. Ja lihas on ka meie tervise marker, et mida rohkem me suudame säilitada oma tervist, seda parem ka või mida rohkem suudame säilitada oma lihaseid, seda parem on ka tervis ja pikaealisus. Ja alates 30. eluaastast meil lihased hakkavad vähenema, kui me ise sinna midagi... Et 35+ naistele või kõigile peaks olema kohustuslik lihastreening. Et kui sa hoolid oma tervisest. Seal on ju ka vahe, et kas ma teen natukene, ma ei tea, näiteks ma teen pilatest või kodus natukene oma keha raskustega trenni või siis see, et mis lihasgruppidele ma tegelikult annan tugevamat survet, intensiivsust. Et kui inimene mõtleb, et aga mis see lihastrenn siis täpsemalt tähendab? Et kui sa ei ole mingit treeningut teinud, siis võid alustada näiteks oma keharaskustega, pilatesega, et üleüldse hakata ka liikuma, et ka jalutamine esialgu väga head, kui sa muidu oled ainult istuva eluviisiga. Et see ka toetab samamoodi, aga samas see lihastreeningal pigem mõeldakse ikkagi seda, et see on nagu raskustega jõutreening selleks, et toetada selle lihasmassi säilimist ja sarkopeeni ennetamist. Ja seal ikkagist on ju see ka, et suuremad lihasgrupid, mida rohkem sa tegelikult neid toetad, seda, kui sul on nagu valida, mitte et me võiks kõiki lihasgruppe teha, aga kui sul on valida, siis ikkagist need suured lihasgrupid on ju, et toovad selles mõttes efektiivsemalt selle tulemuse. Ja selle baasi all kindlasti veel on kindlasti piisav uni, et sul oleks regulaarne unerütm. Üldse ATH korral on regulaarsed rütmid hästi olulised. See regulaarsus ja rütmid elus. Unerütm, toidurütm, et see annab selle toetuse. Ja piisav uni on just selle tõttu ka oluline, et näidatud, et unepuudus ka oluliselt vähendab dopamiini tundlikkust. Ja regulaarne unerütm tähendab tegelikult siis seda, paranda, kui ma ei eksin, on ju, et esmaspäevast pühapäevani sa ikkagist enam-vähem samal ajal lähed magama, enam-vähem samal ajal tõused, et ei ole nii, et nädala sees lähen kell 10 magama ja tõusen kell 7 ja siis nädalavahetusel lähen kell 12 ja tõusen kell 11. Ja ideaalis see võiks olla nii. Sa mainisid ka toitumist, sest seal on ju ka tegelikult ka väga konkreetsed aspektid, mida tähele panna, on ju, et võib-olla nendest ka natukene lähemalt. Kindlasti väga oluline on see, et vähendada suhkruid, küllastunud rasvu oma toidus. Et selline mitte liigselt süsivesikuid,
samas hästi oluline valgurikas toit, kõik muna, kala, kana, erinevad kaunviljad, mis on valgurikkad, menüüs just rosiinirikkad toiduained ja erinevad toitained ka lisaks, mida me sageli ei saa toidust piisavalt kätte, on olulised, et näiteks D-vitamiin, mis on selline baas ja magneesium, siis mis aitab tõsta dopamiini taset ka ajus on omega-3 rasvhapped, aga omega-3 puhul ka siis peaks vaatama, et omega-3 kõigepealt kalast, on ju rasvasest kalast saad omega-3, aga sageli me ei saa seda toidust piisavalt kätte, et kui ma teen ka neid omega-teste, ma näen, et paljudel on see omega-3 rasvhapete suhe ikkagi tasakaalust väljas. Ja kui seda võtta siis lisandina, siis on leitud uuringutega, et selline kortisoli langetav, stressi langetav doos, et ta võiks olla vähemalt 2000 milligrammi EPA-t ja DHA-d. Et see ei ole see, et ma võtan lihtsalt mingi taimset omega-õli, et loodetavasti ma saan sealt selle piisava koguse kätte. Et taimsetes omega-õlides on see omega-3 ainult ALA vormis ja sealt tegelikult muutub selleks bioaktiivseks vormiks EPA-ks ja DHA-ks ainult 10-20%. Et ikkagi on oluline võtta see bioaktiivset EPA-DHA vormis omega-3 ja kuskil 2000 milligrammi nagu ravidoosis, kui sul on juba mingid sümptomid ja kui sul on vaja sellist toetust ärevuse, stressi ja ATH korral. Ta toetab ka meie rakumembraane ja retseptorite tundlikkust, et pluss põletikku langetava toimega, et sageli, mis juhtub, on ju, ärevuse, ATH erinevat vaimsete ajutervist mõjutavate seisundite korral on see, et me kehas on selline vaikne põletik, krooniline madalkraadiline põletik, mis sageli saab alguse soolestikust ja kui soolestikus on see põletik, siis see omakorda mõjutab ka aju, siis on ka aju nii-öelda sellest madalast põletikust, vaiksest põletikust kaasatud. Ja seal on väga oluline see, et kuidas me saame toiduga vähendada neid põletikku soodustavaid toiduaineid, lihtsuhkruid, küllastunud rasve, erinevaid omega-6 rafineeritud toiduõlisid, transrasvasid oma toidus ja kuidas me siis saame soodustada seda, et mis on need põletikku langetavad toiduained, ongi näiteks omega-3 rikkad toiduained, omega-3 lisandina juurde, kõik erinevad tervislikud rasvad, oliiviõli ka, mis kaitseb rasva oksideerimise eest, oliivid, avokaado, pähklid, seemned on näiteks väga hea supertoit ATH-le ja dopamiini toetuseks. Et see võib olla baasiks. Kindlasti ka näiteks kurkum, roheline tee on väga-väga toetav ajule. Kurkumiin osadel juhtudel ka lisanditena või roheline tee ka lisandina on võimalik vaadata. Sa mainisid siin suhkurt. Mis teema selle suhkru ja ajuga on? Ega tegelikult ka mida Maibrit ka viitas, on ju, kui mina võtan nagu neuroteaduslikust aspektist, ega ajul ei ole suhkrut üldse vaja toidust. Et keha toodab seda süsivesikuid rasvadest ja valkudest piisavalt hästi. Aga küll on ajule vaja kõike see, mida Maibrit rääkis. On ju. Ja valk ja rasv on õige rasv. On ju. Õige rasv on nagu need võtmekohad. Et mis me sealt saame. Et üks roll seal süsivesikutel on tõesti see põletik. Teine võib-olla roll, mida võib-olla nii palju ei räägita, aga mis mulle tundub, et mängib päris rolli on see, et eks me arvan jälle igaüks me teame, et kui me sööme magusat või süsivesiku rikast, me saame kiiresti mingi hea enesetunde. Või halva enesetunde. Me saame kiiresti enesetunde. Aga see ei püsi kaua. Ja aju oma olemuselt on tegelikult selline, kes tegelikult tahab stabiilsust. Just see küte peab olema stabiilne. Ja süsivesikult liiaga, mis me ei saa kuidagi moodi stabiilsust. Me saamegi üles-alla käiva selle aspekti. Et ma arvan, et see on ka lisaks kõigile nende põletiku ja mitokondriaalsete mõjutuste, mida nad nagu teevad, üks oluline aspekt. Ja see on nagu selline natukene selline paradoksaalne, et ühelt poolt aju tundub, et küsib su käest kogu aeg seda suhkurt ja samas tahab seda stabiilsust, et seal on täpselt see vundament, mida sina saad ehitada selle jaoks, et ta ei hakkaks küsimagi sinu käest seda suhkurt vähemalt mitte nii tihti ja sellises vormis, kui ta seda võib-olla varasemalt on teinud. Ja see on ka üks asi, mida ma näiteks oma naistele rõhutan, et just selle veresuhkru spaikide üles-alla kõikumise vältimiseks, et hommikusöök võiks olla väga valgurikas, et hommikusöögiga sa saaksid vähemalt 30 grammi valku. See on ülioluline, et see annab sellise stabiilse veresuhkru ja
tegelikult ka toetab see fookus keskendumist stabiilset energiataset terveks päevaks. Ja ega ma ütleks jälle, mina võin praktikast seda näiteid tuua. Patsiendid ütlevad, et see on see tõhus, kui lõpuks on selle toitumise ja need asjad välja. Et toidulisandite kasutamisega ikkagi siukse väga järjepidavalt seda teha, see on väga tugev mõju inimese enesetundele, väga oluline. Et nii toidulisandid kui toitumine. Et tõesti avokaadod ja pähklid hommikusöögiks super ja väike võib-olla toores kala ka juurde ja valku ka veel, muna juurde on ju, super on ju, et sul polegi vaja seda, kuigi on väga mõnus rösssai kalaga, aga seda võib-olla seda saia sinna alla toppida. Aga nende asjades saab väga palju enne ära teha. Ja jälle on ju, kus me teema alustasime, kes on siis selleks eriti tundlikud on need, kellel see nii-öelda aju kaitsev suguhormoon laisaks muutub või väheseks muutub, on ju, et progesteroon on ikka üks huvitav hormoon, on ju. Kui see väheks jääb, on ju, aju on tundlikum. Ja siis sellele ajule tuleb anda tegelikult sellist soodsamat ja nende kes tuleb rohkem hoolitseda. Ja see on ikkagi paganama tõhus tegelikult. Ja samas väga palju ära teha, et naistena, et ka progesterooni toetada. Et üks on küll ka hormoonasendusravi progesteroonina, mida on ka võimalik Eestis saada, et mitte ainult sünteetiline progestiin, aga ka just nagu kehaidentne progesteroon. Aga enne seda ka samamoodi saab toidulisanditega toetada, et näiteks B6 toetab ka progesterooni, Vitex mungapipar, mis toetab see progesterooni retseptori tundlikkust, samuti neerupealiste tasakaalu toetamine, kortisooli tasakaal, et kortisool progesteroon omavahel ka seotud, et C ja E vitamiin, et omega-3 samamoodi, kurgirohuõli, et väga palju mitmed erinevaid viise, kuidas me saame ka siis nagu elustiiliga, toitumisega, toidulisanditega toetada juba seda progesterooni tasakaalu, samuti soolestiku tervise mikrobiomi korda saamisega. Et seal on ka leitud seda, et kui soolestiku mikrobiom saada korda, et siis sageli need lutaalfaasid efektid, mis põhjustavad ka progesterooni vähenemist, et see ka omakorda väheneb. Ja ma oma praksises olen ka näinud, et kui me soolestiku mikrobiomi saame naistel kenasti korda, soolestiku tervise, et siis juba need hormonaalsed kaebused vähenevad. Et ei pea ainult kohe minema esmaselt selle hormoonasendusravi juurde. Ja samas seal suhkru kohta veel mainides, et on üks väga huvitav asi, mis on uuringutes leitud, et kuskil 80% üle 40-aastastest naistest tekib ajus selline glükoosi kasutamise häire. Ehk siis glükoosi kasutamine energiaallikana väheneb. Ja menopausis see veelgi nagu süveneb. Ja mis leitud on see, et neil naistel on rohkem ärevust, depressiooni, on rohkem vasamotoorseid sümptomeid, kuumahoogud, öinigistamine. Ja selle alus on siis ka, et on aju ainevahetuse häire, mitokondrite funktsiooni langus. Ja see võivad olla ka erinevad põhjused, et üks on kindlasti östrogeeni langus siis perimenopausis, siis erinevad infektsioonid, ka põiepõletikud, kroonilised võivad mõjutada, seedetrakti infektsioonid, siis toksiinid erinevad, et toksiinidega kokkupuude, samuti ka beta-amyloid ajus, et me vajame piisavalt seda sügavat tund, et puhastada beta-amyloidi ära ja kui sageli arvatakse, et see dementsus on vanurite haigus, siis tegelikult see algab juba 25 aastat enne seda diagnoosi. Et seal 40-ndates peaksid mõtlema selle peale, et kuidas ma saan ennetada dementsust. Ja östrogeeni langus ka, mis ma mainisin, et ja samuti ka veresuhkru tasakaalu häired, just insuliresistentsus ka väga palju mõjutab seda. Ma tahan veel rääkida ATH tugevustest. Et esiteks, mis need on ja kuidas võib-olla kuidas inimene saaks siis nendele tugevustele kuidagi eriti fookus seada, sest tihtipeale on see, et me seame automaatselt fookuse sellele, et mis meil on halvasti, et ma ei suuda tähelepanu hoida ja nii edasi, aga tegelikult on ju see ka tugevused, et kuidas seda poolt siis võib-olla enda jaoks veel tugevamaks nii-öelda kujundada. See alguse saab jälle teadlikkusest, on ju, nagu me oleme korduvalt juba siin rääkinud, et ma märkan neid positiivsed, panen need enda jaoks nagu kirja ja tuletan endale meelde oma positiivsed asju.
aga no hakkame kuskilt need otsast lugema, mis on, võiks olla ATH positiivsed jooned, võib-olla perfektsionism, mida me ennem rääkisime, võiks olla positiivne. Tavaliselt perfektsionism, see on väga huvitav nagu siuke fenomen, et kus see nagu tuleb, tavaliselt tuleb nagu madala enesehinnagu peale ja mis on suhteliselt tüüpiline ATH lapse tunnus, et siuke täiesti nagu sageli on põhjendamatult madal. Siis võib-olla nagu siuksest ägedamatest nagu positiivsetest omadustest uudishimulikkus, siis selline aktiivsus, sisemine aktiivsus, energia, väga hea lateraalse mõtlemise võime, oskus näha asju teise nurga alt, panustada teistmoodi, loomingulisus, empaatilisus, õiglustunne, intuitiivsus. Et üksjagu on ju juba positiivsed ja mina nagu alati soovitan ikkagi teha enda jaoks nagu ära see korralik kaardistamine, et mis siis need kestvad nagu jooned on. Ja küll siis hakkavad lahendused tulema. Tahtsin just öelda, et see on ju tegelikult nii ilus koht, kus alustada ja millele keskenduda, sest kui sa oskad iseendas hinnata neid tugevusi ja neid märgata, siis see ju, kujutan ette nagu juba vaimusilmas kõik need hormonaalsed ja igasugused ühendused, et need ju toimivad hoopis teistmoodi, hoopis toetavamalt kui see, et sa istud madalamas energias ja näed ainult vigu. Ja võib-olla nendest tugevustest veel, et võib-olla ka see, mis öeldakse, et see kiire mõtlemine ja selline hüperfookus, et kui sa oskad neid enda jaoks tööle panna, siis on ka see su superpower ATH puhul. Võib-olla see perfektsionismi kohta ma lihtsalt täiendaks seda, et olles ise olnud vägagi perfektsionistlike kalduvustega, siis pigem ma mingi hetk jõudsingi sinnani, et perfektsionism on tulnud see, mis ei lase meil terveneda, kui me hakkame sügavamalt töötama nende traumadega. Ja just sealt nagu välja tulek on see võti, mis on aidanud minul nagu terveneda, tulla välja, et ma ei pea seda oma tugevuseks enam kindlasti. Aga selles mõttes seal võib ju vaadata enese kaastunne, et me ei pea midagi tegelema perfektsionistlikult, vaid et ma pigem vaatan enese kaastundlikult, et pigem on see areng eesmärk, aga mitte perfektsionism. Mis ma arvan, et jah, et ongi, mida Marguse sellest näitest saab tuua, on see, et ta on meid väga palju elus edasi toonud ja me peame olema võiksime olla talle tänulikud, aga siis pehmendama seda traumat ja vaatama, kuidas ikkagist niimoodi edasi toimetada, et ta ei peaks meid enam kaitsma, et see on nagu see koht. Aga ma tahaks veel lõpus, kuna meil hakkab saade lõppema, siis korra puudutada ka laste teemat. Et ma juba enam-vähem arvan, mis sa ütled, sest see on juba läbi käinud natukene, aga et kuidas lapse vanem saaks oma last toetada, kui lapsel on ATH? Lase olla loominguline, lase olla võib-olla iseseisev, teha mingeid otsuseid, võtta see vastutus. Vii laps sportmängutrenni ja pane muusikakooli. Ma arvan, need on elementaarsed asjad, mis peaks olema tehtud. Ja võib-olla mida negatiivses aspektis nagu teha, et ikkagi natuke vaata, mida see laps meil ikkagi sööb. Sest mul on 3 last, et Mairitil ka mitu tükki, et kurat see mõjutab palju, et kui laps mõnda aega ei söö väga hästi, siis see tegelikult mõjutab, lapse aju on eriti tundlik. See ei ole, ja see on keeruline teema. Küll see trenni leiab, tüüpiline ATH laps, ta tüdineb ära, aga toeta seda, et ta proovibki erinevaid asju. Et aju arenguks on tegelikult treening nagu ülitähtis ja ka muusika, muusikariista mängimine. Et need on nagu ülitähtsad asjad. Et ma arvan, et need on need, mis me peame kindlasti oma laste jaoks tegema. Ilus vastus. Arvasingi, et see selline tuleb. Kui inimene nüüd mõtleb, et okei, mul võib-olla on siis ikkagist ATH, siis mis see esimene samm võiks olla tegelikult, et sa saaksid siis päriselt teada ja kas see on sulle üldse oluline diagnoosi mõttes on ju ja et mis siis teha?
üks asi ongi see, mida me oleme siin rääkinud, et ega selle kuulamine on ju, et saada sellest loogikast aru, et teine asi on võib-olla natuke nendele sisse vaadata, aga sisse vaadata võib-olla ka mingite teadmiste põhjal on ju, et lugeda mingit head ATH kirjandust on nagu mõistlik, et pigem vältida võib-olla siukse sloganeid, mida on terve internet täis, on ju, et mis keskenduvad ikkagi selgelt ju ATH negatiivsetele joontele. Aga on väga häid raamatuid, mis siis aitavad mõista seda loogikat ja tegelikult pakuvad ka erinevaid nagu praktilisi lahendusi, et mida sellega nagu teha. Ehk siis, et parandada juba seda teadlikkust, on ju, et eesmärk ei ole mingit diagnoosi taga ajada või mingit ravimit saada või mida iganes, on ju, et eesmärk iga inimesel võiks olla see, et ennast võimalikult hästi tunneb ja ükskõik, kuidas me seda nimetame, seda eripära. Et ma arvan, et sealt võiks nagu ikkagi igaüks nagu alustada. Aga kas ja millal sa soovitad tulla näiteks kas või sinu enda juurde või sinu kliinikusse? No üks on siis, kui on kõhklused, siis kui on ikkagi tõsised toimetuleku raskused, kas siis nagu otseselt nagu ATH eripäradest või juba siis sekundaarsed, on ju, kui mõtleme, et see ärevus on ikkagi nii tugev ja seal taga võiks nagu ATH olla, siis kindlasti või depressioon või mingi muu kliiniline probleem. Ehk siis tegelikult, kui me nagu ei funktsioneeri toimetuleku raskused, kui meil elus kõik on hästi, mulle meeldib nende inimestega väga tööd teha, on ju, ja neid nõustada ja tegeleda sellise ennetusliku või preventiivse psühhiaatriga, minu arust on see nagu fantastiliselt äge valdkond, on ju, et Mairitega koos veel seda teha, et see on kuradi põnev, on ju. Aga võib-olla inimesed massidena ei peaks nagu hakkama selle peale minema, et kes on väga terviseteadlik ja tahab sellega tegeleda, väga oodatud, on ju, aga võib-olla tavainimene saab alustada tegelikult just sellisest teadlikkuse tõstmisest juba enda kätega ja kui on toimetuleku raskused, siis psühhiaatri pealt abi vajada. Et Eesti keeles on 2 raamatut väga head, mis on ka ilmunud, et üks on Gabor Mate Hajevil mõtted ja teine on Tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks, mida ma näiteks soovitaks lugeda, et kellel on kahtlusi selles osas, et kuidas see ATH, kas ja kuidas see ATH võib mõjutada. Eks see maitse asi, mina neid 2 raamatut ei soovita. Aga minu lemmikraamat on ATH eelised, mis on eesti keelde tõlgitud, see rootsi keelest Anders Hanseni raamat. Ja teine on tegelikult Hallowell, ta on mitu tegelikult raamatut ära tõlgitud ATH 2.0 ja mõned on veel eesti keeles, mille nime mul ei tule praegu hetkel meelde. Et tema võib-olla selline kõige suurem ATH guru läbi aegade on Ameerika psühhiaater. Et mulle meeldib, et nemad räägivad rohkem, võib-olla minul neuroteadlasena on need raamatud paremad, sellepärast, et nad räägivad sellest mehhanismist, on ju. Et Mate väga seda mehhanismi, et ta tegelikult oma taustalt ei teagi, aga ta kirjutab väga hästi. Ja siis Tublist tüdrukust läbipõlenud naiseks, on ju, et see on äratundmist on seal palju ja väga hästi autor on nagu kirjutanud, aga ta ei räägi minu jaoks nagu mehhanismiliselt, mis seal nagu taustal on. Ma arvan, et kõik need 4 raamatut on hea soovitus. Just, täpselt, on ju, et maitse asi ja väga erinevad, on ju, et aga ma kritiseerin väga palju Gabor Mateed, aga ma nautisin ta raamatu lugemist. Minu arust on ta väga hästi kirjutanud. Lihtsalt, et mina tema mingite põhimõtetega kõigega nõus ei ole, see on minu viga. Ja mis mulle tema juures meeldib, on see, et ta paneb mõtlema. Et minu arust on nagu, ta paneb teistmoodi mõtlema oma kogemuste ja elu peale. Aga kus teie kohta infot saab, kui keegi nüüd tahab tulla, on ju, kas ma ei tea, oma hormoone toetama, oma tervist toetama, ennetusega tegelema või siis tõesti on ju juba psühhiaatri vastuvõttel, et alustame võib-olla Margus sinust? No minuga ei olegi vaja tutvuda, aga vastuvõtule võib tulla. On ju, et mina töötan või veame sellist väikest keskust nagu Toompargi vaimse tervise keskus. Toompargi vaimse tervise keskus. Just, ja koduleht on toompargi.ee. Lihtne. Et see on mu põhi nagu siuke kliiniline igapäevane töö, mis mind leiab. Ja Mai-Britt? Ja mina töötan oma erapraksises Avalon Health kliinikus siin Tallinnas ja koduleht on Avalon Health, nagu Avalon tervis inglise keeles .eu. Ma panen need lingid siia saate tutvustusse ka.
Mul oli lihtsalt nii põnev, ma olen väga-väga tänulik, et te tulite, et te avasite seda teemat. Mul endal tekkis huvi veel seda teemat edasi uurida, sest ja just selle aju funktsioneerimise külje alt veel eriti on ju, et seal on tõesti ju see on nii värske valdkond, no põhimõtteliselt nagu soolestiku mikrobioom, kus kõik on alles avastamises ja seal tuleb seda uut teadust kogu aeg peale. Aitäh, et te teete seda, mida te teete. Aitäh, et te tulite Tervise Progress saatesse. Aitäh kutsumast! Aitäh kutsumast! Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui see saade pakkus sulle huvi, kui sa said siit midagi väärtuslikku, kui sulle tundub vähegi, et sinu sõprusringkonnas on inimesi, kes saaksid sellest vestlusest kasu, siis palun jaga seda vestlust. Nii paljud inimesed ikkagist on jõudnud nende oluliste teemadeni läbi selle, et saateid on jagatud. Ja meie ootame kindlasti ka sinu tagasisidet ja kui sa tahad olla kursis, et millal mingid uued saated ilmuvad või mida üldse tervise kohta teadma peaks, siis liitu minu nädalakirjaga tervisearengutreener.ee/uudiskiri. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.